Tere tulemast taas taskuhäälingu saatesse Studiosus Narrovensis, kus võtame luubi alla olulise teema tudengipäevad Narva kolledžis ja tudengite aktiivsus. Minu nimi on Elisabeth ja täna on meil külas üks korraldajatest, Merilin Miks. Tere Merilin, kuidas sul tuju on? Kuule, ma ei tea, käib ka? Käib ka, jah. Räägi mulle, kuidas läksid sinu arvates tudengipäevad sellel aastal? Sa oma ausat vastust vist tead juba, aga ütleme niimoodi, et alati võiks parem olla. Selles mõttes, et see tudengite aktiivsus on paraku selline, et osalejaid, kuna eelmine aasta me alustasime tudengipäevadega, oli vähe, see aasta oli ka vähe. Võib-olla järgmine aasta on vähe, võib-olla järgmine aasta on vähe ja siis võib-olla 5 aasta pärast on rohkem. Et nagu see sissetöötamine võtab aega. Korraldaja poole pealt tekib mingi siuke pettumus väike, kui ei tule inimesi, et issa ma olen 3 kuud oma aega ja energiat korraldamisesse pannud ja kedagi ei tule kohale. Ja see võib tohutult mõjutada motivatsiooni ja kõik seda, aga ma ei tea, mis nende tudengitega teha, miks ta ei käi kohal. Mis sa arvad, kuidas siis võiks nende aktiivsust tõsta nii-öelda, et nad osaleksid üleüldse üritustel? Tead, ma olen 3 aastat seda mõelnud ja ma ei tea, sest et Narva kolledži puhul mängib nii palju nagu erinevaid faktoreid. Roll ongi see, et osad käivad tööl, kohe koolist lähevad tööle edasi. Meil on need sessioonõppilased, kes on erineval aegadel majas, kui on päevaõppilased. Tõenäoliselt on need väga palju on Narvast väljaspoolt, eks ole, nad sõidavad koju ja kogu see asi, et selles mõttes ma tean Pärnu kolledži esindajatega, ma kunagi suhtlesin sellel teemal ja neil on täpselt samad probleemid ja nad ise ka ei tea, mis on vastus. Seega lihtsalt vist tuleb hakata järjest katsetama ja läbi proovima ja äkki midagi töötab kunagi. Aga mis sa arvad, miks üldse on tudengipäevad vajalikud? Miks on Tartu tudengipäevad? Selles mõttes oleks ju tore, kui ka Narva tudengitel oleks mingid oma traditsioonid, mingid, millest rääkida, mida oodata, mida nagu sisse töötada, et see terve see Paul Kerese asi oli algatatud ka minu poolt ja loodetavasti ma nüüd loodan, et järgmine aasta jätkata sellega, et oleks mingi Narva tudengite selline sümbol. Sest et näiteks Tartus käivad arstitudengid, see Karl Ernst van Bääri pead pesema šampusega, ma vist oli õige. Ja ma mõtlesin, et võiks midagi lahedat meil ka olla, ja see Paul Keres oli nagu väga hästi sobis siia. Et eriti äge oleks, kui muidugi need Ida-Virumaa tudengipäevad läheksid Tartu tudengipäevade kuidagi nagu alamprogrammi või midagi, et me töötaks nendega koos ja siis saaks palju ägedam asja sellest lõpuks kokku, aga see on kellegi töö ja vaev, ma ei tea, kelle töö ja vaev see on selles mõttes, et ma kujutan ette, et see on tohutu peavalu ja võtab aastaid aega, et see reaalselt tööle hakkaks. No kui sa juba hakkasid sellest Tartu tudengipäevadest rääkima, et mis sa arvad, et kuidas see võiks umbes välja näha, et kas mingi nii, et kutsutakse Tartu tudengid meile siia Narva või siis kutsutakse just narvakad sinna Tartusse, et kuidas see võiks nagu välja näha? See on väga hea küsimus. Ma arvan, et oleks hea teha mõlemat pidi, sest et siin Narva kolledžis õppides on see, et võib tekkida tunne, et ma käin Tartu Ülikoolis, aga ometi mul ei ole see Tartu Ülikooli tunne, et ma olen kuskil ääremaal, kuskil Vene piiri ääres, mis Tartu Ülikool enam, et kõik põhilised asjad toimuvad ju Tartus. Kuigi Tartus tegelikult on ka aktiivsete tudengite probleem, et seal on vähe neid, aga nagu Tartus on nii palju rohkem tudengeid lihtsalt kui meil siin, et nagu juba see hakkab ka mängima rolli. Aga kuidas neid teha need tudengipäevi? Jällegi ma ei tea, ma arvan, ma peab läbi hakkama, proovin peab Tartu omadega läbi rääkima, mis nemad ise arvavad, sest et nii äge oleks, kui meil oleks mingi mudamaadlus või pannka kommikuid me oleme teinud. Tasuta toit läheb alati peale, aga kuidagi võib-olla see kommunikatsiooni osa peaks olema parem. Aga ma räägin, kui tudengipäeve korraldab Narvas see aasta, Narvas 2 kolledži peale 3 inimest. Me ei jõua 3 ära teha seda, mida teevad Tartus terve sihtasutus tudengipäevade korraldamiseks. Et nagu mina alustaks selleks, et kui te annate projekti raha tudengipäevade korraldamiseks, andke palun nagu reaalselt tööjõudu ka, sest et sorry, nagu me ei jõua 3 ära teha seda.
ja iseendal on ka nagu kurb, sest hullult äge idee täiega tahaks teha ja no siis tulemus on nagu alati, eks ole. Jah. No milline on üldse tulnud tagasiside tudengitel tudengipäevadest, need, kes on äkki osalenud? Me ei ole otseselt niimoodi tagasisidet kunagi küsinud, aga nii palju selles mõttes suuliselt ikka oleme küsinud. Ja tundub, et kõigile meeldib, korraldajatele meeldib, kolledži juhtkonnale meeldib, meie koostööpartneritele meeldib. No aga miks siis nagu tudengid kohale ei käi või nagu tekib nii palju teisi küsimusi. Tegelikult on hea asi, aga just see, et kuidas jõuda tudengini, eriti Narvas, kus on see kakskeelsus ja võib-olla seal tekib ka mingi plokk, et ei, ma ei käi eestikeelsel üritusel. Kuigi ma ei usu seda nii palju, kui mina Narva noort tean, siis nagu ta tegelikult tuleks, aga just see hea aja leidmine võib-olla on see küsimus, et kõigile sobiks või enamusele sobiks ja kuidas see info nendeni viia just ka näiteks gümnaasiumi õpilastele, sest nemad võiks olla ka tudengipäevad üks sihtrühm, kes tuleks, võib-olla jäävad loodetavasti siia Narva õppima. See on väga hea küsimus, ma ei tea, kuidas seda teha. See on teile mõtlemisaineks edaspidiseks. No, põhimõtteliselt tudengipäevad on meil ju üle Ida-Virumaa. Räägi lähemalt, et kuidas see täpsemalt toimib meil? Meil on Ida-Virumaal 4 kõrgkoolide filiaali, on TalTech Virumaa kolledž, Tartu Ülikooli Narva kolledž, Sisekaitseakadeemia ja Tallinna Tervise Kõrgkool ja tegelikult on Kood Jõhvi ka, mis pakub siis sellist IT-haridust, mis on hästi nagu teistmoodi üldse Eestis esmakordne, mis on väga lahe. See aasta me kaasasime neid ka ja oluline ongi nagu eesmärk ongi tugevdada omavahelisi sidemeid, arendada seda koostööd, pakkuda kogukonnale midagi teha, tutvustada neile Ida-Virumaa tudengielu. Jah. Hästi, aga kuidas sa arvad, kas üliõpilastel on soov üldse osaleda nendel päevadel? Ma ei tea, on aus vastus, sest et ma ei tea, mille taha see jääb. Kas kommunikatsiooni taha või see, et lihtsalt ei olegi aega, kui on kontsessioonõpilased ja käiakse tööl ja mis kõik. No tekib praegu tunne, et ma korraldan tudengipäevad nagu tudengipäev iseendale. Sest väga inimesed kohal ei käi. Ja üldse vist on Narvas üritustega niimoodi. Et kui suunata seda rohkem võib-olla venekeelsele üliõpilasele, võib-olla siis tuleks rohkem, aga siis mida need Eesti üliõpilased teevad, kui üritused on vene keeles. Et siin on nii palju asju, mis tuleb läbi mõelda ja ma ei tea. Kas sa arvad, et siis see kuldne keskpaik on siis kahekeelsus ürituste korral? Peate proovima, selles mõttes ma ei tea, kui on see eestikeelsele haridusele üleminek ja kõik see, eks ole. Tahetakse, et ikkagi Ida-Virumaal järjest rohkem eesti keelt, et siis mina just läheks nagu selle eesti keele teed, et korraldaks üritusi eesti keele, siis võib-olla toimub see eesti keele õppimine ka lõpuks, aga see, et saada positiivset tulemust, see võib võtta aastaid paraku. Paraku. Mis sa arvad, milline roll võiks olla tudengipäevadel rahvusvahelistel üliõpilastel? Neid on meil ka ju. See on hästi huvitav küsimus. Me ei ole tegelikult kunagi neid kaasanud, võib-olla peaks rohkem, et võib-olla peaks mingid üritused tegema hoopis inglise keeles kohe algusest, kas või need mingid pannkogu hommikud või ma ei tea, kuidas Tartus täpselt need asjadki käivad. Hästi palju võiks Tartu pealt võtta šnitti, aga paraku praegu tundub jah niimoodi, et need üldse rahvusvahelised üliõpilased Narva kolledžis on üldse vähe kaasatud. Et see on täiesti eraldi teema, mis tuleks nagu välja mõelda. Ja sest sellega minu meelest alati probleem olnud. Et ma ei tea, see on hea küsimus. Peale teile mõtlemisainet. No just selle poolest mõtlengi, et rahvusvahelised üliõpilased ja samuti õpivad eesti keelt, et miks siis nemad nagu meil ei ole kaasatud või siis miks neil ei ole seda huvi tulla just vaadata seda? Tead, ma arvan, et meil on see Eesti, mis on see? Ise mul oleks meelest ära. See eesti keele õppimisaasta. Eesti keele aasta. Eesti keele aasta ma täpselt. Et neile õpetatakse ju eesti keelt kohe alguses, et tegelikult nagu võib-olla see keeleprobleemi peakski nii suur probleem olema ja minu meelest eesti keele aasta omad käivadki kõige aktiivsemalt kohalt, eriti nagu esimese aasta omad, sest et need lihtsalt tuutojad või kes iganes suunavad, et minge võtke osa, tehke midagi lahedat ja nemad on nagu kõige entukamad selles mõttes, et nad tahavad kõige rohkem kohal käia. Ja pärast, kui nad see esimene aasta on üle elatud, siis juba hakkab ära pajuma, kes läheb tööle, kes ma ei tea
kolib minema Narvast või kolib kuskil kaugemale, et ja seda esimest aastat võib-olla olekski võtmekoht see, et sa hakkad seda esimest aastat nagu kaasama, et seda sisse harjutada järjest. Ja siis lõpus, kui nad on 3. aastad, et siis nad on hästi aktiivsed, aga ma ei tea, kuidas see töötab, selles mõttes peate proovima. Milliseid uusi algatusi võiks tudengipäevadel ellu viia, et muuta need veelgi meeldivamaks ja kaasavamaks? See on ka väga hea küsimus. Kui ei taha ise hästi palju tööd teha, siis võiks võtta Tartu tudengipäevadele näitena ette ja hakata vaatama, mis nemad teevad, mis Narva shopitub, võib-olla teha koostööd rohkem linnavalitsusega. Kuigi 1 aasta me üritasime teha ja nagu nad toetasid küll meid, aga kuidagi nagu asi ei jõudnud kuskile või nagu, et see mingi asja taha kinni kogu aeg, et me ei näe seda lõpptulemust. Et mida nemad tahaksid võib-olla Narvast näidata, Narva linnavalitsusel kindlasti on häid ideid, et meil on ju see promenaad ja ma ei tea, mingi promenaad jooksu või mida iganes teha tudengipäevadel näiteks on ju kohe keelne see ja kindlused ja mis kõik, et seda on räägitud igal pool, nii palju, kui mina olen siin Narvas olnud viimase 3 aasta jooksul, et Narvas on tohutult palju potentsiaali asju ära teha. Aga mille taha see jääb, tõenäoliselt ongi see, et lihtsalt ei ole inimesi. Mis sa arvad, kuidas neid inimesi võiks üles leida? Kes sooviks korraldada selliseid asju? Narvas on see, et kui sa ise midagi ei korralda, siis midagi väga ei toimugi, eriti tudengite puhul. Kui mina esimene aasta tulin Narva, siis eesti emakeelega inimesel ei ole siin väga midagi teha, sest ka filmid, vähemalt siis, ma ei tea, kuidas nüüd on, olid kinos kõik venekeelsed. Sa käid ka ainult kolledžis ja oled ühikas ja siis tekib see mingi isolatsioon ja see tunne, et ma tahan siit ära. Ja kuidagi see on siiamaani saatnud mind see, et ma ei taha väga Narvas olla, mis on tegelikult, nad ütlevad, et Narva on ilus linn. Eriti nüüd, kui on mingid need uued platsid meil ehitatud siia, mis kõik. Et ma ei tea, kuhu ma jõuda tahan. Mis see küsimus oli? Uusi algatusi või? Jah, eesti emakeelega on siin vähe teha. Sa pead ise hakkama asju korraldama, kui sa tahad, et sulle midagi oleks. Sa pead ise olema aktiivne. Ja siis võib tekkida see, et sa üksi tõmbad lõhki lihtsalt, mis on juhtunud minuga. Ja siis kaob see üldse motivatsioon ära ja siis ma üldse ei taha midagi kuulda enam nendest tudengipäevadest ja üldse tüüest ja kõik on ju. Et siin tuleb lihtsalt pead kokku panna. Kõige raskem ongi see, et leida inimesed, leida meeskond, kes reaalselt on valmis panustama. Kui see on juba olemas, siis kõik muu on väga lihtne. Aga just see on kõige raskem eriti Narva puhul, võib-olla Tartus ka. Nii et ma ei tea, kui laks sellega. Kuidas saaks tudengipäevad aidata tugevdada tudengikonna sidemeid ja sotsiaalseid suhtlust? See ongi tudengipäevade üks eesmärke ka, et tudengikogukonda siin Ida-Virumaal üldse omavahel paremini nagu siduda. Me oleme TalTechiga nüüd viimast 2 aastat väga head koostööd teinud. Ja oluline on ka see, et me annaks siis kogukonnale tagasi või näiteks, mis me teeme, et see ongi üks tudengipäevade eesmärke. Aga paraku ma ei tea, kuidas seda tulemust mõõta selles mõttes, et ikkagi sinna inimeste arvu teha jääb nii palju asju kinni, sest potentsiaali on nii palju, aga tulemust veel ei ole, loodetavasti paari aasta pärast on. No jah, aga lähme siit siis räägime natuke üldiselt ülikooli elust ja koheselt tahangi küsida, et võrreldes eelnevate aastatega, kas kolledži elu on muutunud rohkem aktiivsemaks või see jäi samaks? Sellele on raske vastata, sest minu meelest siis, kui mina TÜÜ-sse astusin, oli eelmine aasta olnud ka väga aktiivsed üliõpilased ja sellest võib olla eelmine aasta ka. Ja kunagi oli üldse üliõpilasesindus Narvas täiesti venekeelne ja siis nad olid hästi aktiivsed. Ma tean, ma loodan, see on õige info. Ma lihtsalt loodan, et see ei ole läinud halvemaks nagu. Et ma ei tea, kas ta on samaks jäänud, aga ma nagu lootus on, et ta ei lähe halvemaks ka. Mis sa arvad, kas Narva kolledžis piisavalt toimub tegevusi tudengitele? Seda peaks tudengite endi käest küsima. Mis nemad arvavad? Tõenäoliselt on vastus ei, võrreldes sellega, mis Tartus näiteks toimub. Aga siit jällegi hakkab see, et kui sa tahad, et midagi toimub, siis sa pead ise hakkama korraldama ja üldse seda inimesed ei viitsi teha. Seega
isegi kui tudengid ütlevad ei, kas siis neile ei tule vastavalt see vastu küsimus, et aga kas te osaleksite sellel ja kas te tulete siis pärast ka kohale, kui Nad võivad isegi vastata, et jah, tulen ja siis ikkagi päeval selgub, et nad ei tule. Et ma reaalselt ei tea, mis asi see on, nagu minu meelest see on nagu väga, selle probleemi puurime väga sügavalt, et reaalselt terve üks üliõpilasesindaja aastal lähebki sellele, kuidas jõuda sinna juurpõhjuseni, kuidas seda ära lahendada, vist on siuke tunne. Ja siis sa ei jõuagi mitte midagi muud lihtsalt teha. Aga see oleks väga oluline teada iseenesest. Kui võtame näiteks sinu selle õppeaastad, kui sa siin olid, millised olid sinu lemmikud üritused, kus sa oled osalenud? Mis ma ise korraldasin? Ma korraldasin tegelikult kõik siis, kui ma olin tüvias, eks ole. Ehk siis minu lemmiküritus nendest üritusest, mis ma olen ise korraldanud tegelikult küsimus. No, see, kui me algatasime rebaste ristimise traditsiooni. Väga oluline. Eelneva seda vist Narvas ei olnud ja ma loodan, et see jääb. Tudengipäevad 2 aastat tagasi, 2023 oli esimest korda, kui toimusid. Seda esimest korda nagu teha. Üldse tegime, et seda ei olnud varem ka tehtud, kuigi oli pikad plaanis olnud, esimest korda tegime, et nagu need jäävad kindlasti meelde, mida ei ole varem olnud. No siis neid väiksemaid asju võid korraldada, eks ole, mingid filmiõhtud, ma ei tea, need valentinipäeva ja sõbrapäeva mingid kostüümivärgid, särgid, aga seal on ka siuke tunne, vist keegi ei viitsi sellega tegeleda ja lihtsalt nagu inimesed ei osale. Ma ei tea, kurb iseenesest. No sa oled praegu meil 3. kursusel. Ja kuidas siis toimub sinu bakalaureuse töö kirjutamine ja kaitsmine? No homme mul on eelkaitsmine, siis ma saan teada, kas mind lasti läbi või mitte. Loodetavasti lastakse. Aga siin minu soovitus on teile, kes seda hakkavad kirjutama või kes niikuinii peavad see lõpuks kirjutama, et valige teema, mis teid ennast huvitab. See võib olla väga keeruline, aga see on väga oluline. Ja teine on see, et hakake varakult tegutsema. Ärge jätke asju viimasel hetkele, teile vihkate ennast rohkem lihtsalt. Et valige teema, mis meeldib ja alustage varakult ja siis tegelikult ta on isegi üsna okei. Kas oli üldse raske õppida oma eriala, ehk siis noorsootööd? Mina olen hästi suur mitteformaalse õppe fänn. Ja mina ütlen, et Narva kolledžis on hästi õppekava selles mõttes, et ta on hästi praktiline ja õppejõud on hästi lahedad ja niivõrd, kuivõrd ikkagi lähtutakse praktikast ja praktilisest elust, et ta ei olnud raske, ta oli huvitav ja kindlasti ma ei kahetse, et ma siia tulin. Aga ma ei tea, kuidas teistel õppekavadel on. Kuidas on õpetajaks õppida? Ma ütleks praegu väga huvitav, eriti võtame arvesse selle uue projektiga, mis meil on, et me käisime just Tartus. Ma ütleks, et huvitav, aga ma ütlen, et liiga palju oli meil sügisel e-õpet. Me istusime umbes 6 aega kodus. See e-õpe on ka huvitav, et osad õpilased tahavad, et see e-õpe oleks ja siis nad ei taha, et see oleks. Et käime ikka koha peal ja siis mitte keegi ei tule kohale. Et see on nii naljakas. Üliõpilased on nii naljakad, nii huvitavad inimesed. Endast praegu räägimegi. Ja, aga nimeta vähemalt 3 saavutust, mille sa ära saavutasid Narva kolledžis. Ma loodan, et tudengipäevad jäävad, et see algas minust. Ma loodan, et rebaste ristimine jääb, et see algas minust. Eelmises podcastis rääkisime praktikast, see oli väga äge ja väga äge kogemus ja soovitan kõigil proovida, et välismaale minna just praktikale. 3 tükki. Äkki ma mõtlen siia midagi veel. Üks asi võib-olla, mida tüüe annab või üliõpilasesindus üldse on see, et sa saad palju paremini aru sellest, kuidas ülikoolis erinevad protsessid toimuvad, et sa näed sinna tagatubadesse, mida tavaliselt üliõpilased võib-olla lihtsalt ei viitsigi, ei vaevugi nagu nägema ja tahtmagi näha. Ja kõik need nõukogu koosolekud ja väga tihedad ja head suhted, ma ei tea, kommunikatsioonijuhiga, nagu meil on Kaja ja teised, et seda oli hästi huvitav, nagu tõsiselt hästi huvitav näha. Sest nüüd ma kuidagi tunnen, et ma tajun seda ülikooli palju paremini, sest ma tean, mis töö tegelikult sinna taha ka läheb. Et see, et kui teil on huvitav, siis ühinege tüüega. Kas sa plaanid ka kuskile edasi minna õppima magistrigraadis või sa jääd siia? Plaan on kunagi. Ma ei tea veel millal, et ma tahaks elada päev hetkel korraga, oma homse eelkaitsmise üle elada, Eurovisiooni täna vaadata ja siis mõelda edasi, et lõpetamine tuleb ka üle elada ja veel päris kaitsmine tuleb ka üle elada. Aga ma mõtlen, et suvel ma tõenäoliselt võtan rahulikult
jätan kõik oma võimalused avatuna ja siis elan päev korraga, sest ega praegu on maailm nii segane, et väga ei julge ette pikalt mõelda, sest et muidu lihtsalt endal närvid lähevad krussi. jah. No nii, siis sellel lõbusal noodil me siis lõpetame ja soovin teile, meie kallid kuulajad, olge aktiivsed ja võtke siis järgmine aasta ka üritusest osa. Ma tulen 3 aasta pärast kontrollima. See oleks nii lahe tegelikult. Okay. Ja ootame, kuni meil Merilin tuleb kontrollima meid. Ja. Minu pärast peate aktiivsed olema. Just. Ja aitäh ja nägemist.